et see raamat siin on prügikasti lugu ja see räägib Madisest ja Prellost. kui sellega saab kaasa sellise prügiketi, mis näitab, milliseid prügisi on olemas. konservipurgid ja ka need plastpudelid, ajalehed, purepakk, tselofaankott, kommipaberid, teekarp, mähe ja viimane krõpsupakk ja paneme praegu selle keti tagasi. ja samamoodi tuleb panna ka prügi prügikasti. selle raamatuga saab kaasa ka oma isikliku Prello. ja ma loeksin nüüd selle raamatu. elas kord poiss, kelle nimi oli Madis. Madis oli oma pere ainuke laps ja teda armastati üliväga. isa ja ema ostsid talle tihtilugu kommi ja muud head paremat. Madis oli selle üle väga õnnelik, sest oli suur maiasmokk. ainuke asi, mis talle ei meeldinud, oli see, et kommid olid paber sisse pandud ja paberid jäid pärast kommi ärasöömist täiesti üle. kuhu neid siis panna? ema rääkis, et kõik kommipaberid tuleb viia prügikasti. aga Madis ei armastanud prügikasti. prügikast oli nii igav asi ja see oli nii kole kaugel, et kohe ei viitsinud tema juurde minna. palju parem oli peita kommipaberid diivani taha, voodisse, padja alla, isa kinga sisse või ema mantli taskusse. ühel õhtul juhtus aga nii, et Madis oli juba voodis, kui ema tuli talle head ööd soovima ja vastas padja alla peidetud kommipaberid. muidugi pidas ema seepeale Madisele pika loengu sellest, miks tuleb viia igasugune prügi prügikasti. Madis kuulas ema juttu ja tundis äkki, et maailm tema ümber muutus hoopis teistsuguseks. ta kõndis mööda suurt pimedat ruumi, kuhu kuskilt kõrgelt paistis veidike valgust. see ruum kõmises ja kajas, nii et iga Madise sammu saatis valimütsatus. äkki nägi Madis veidi eemal helendavat mehikest, kellel oli peas 2 oranžikat tinni. kes sina selline oled? küsis helendav mehike. minu nimi on Madis, aga sinu, vastas Madis. mina olen prügikoll Prello ja ma ehitan endale lennumasinat. lennumasinat, imestas Madis. mis seal imestada on? kas sulle ei meeldi siis lennata? Madisele meeldis väga lennata, aga ta polnud veel kunagi tulnud selle peale, et endal ise lennumasinat ehitada. kas mina tohin ka lendamist proovida? küsis Madis suure õhinaga. aga vaat, ei saa, mu masin pole ju veel valmis. tead, asi on selles, et mul on suur materjalipuudus. siin prügikasti lähedal elab küll üks pere, aga millegipärast ei tooda nad üldse prügi. mul on puudu igasugustest asjadest, näiteks vaja oma pehmet vooderdusmaterjali, milleks sobivad vanad ajalehed, mähkmeservad või kas või saepuru. siis läheb mul tarvis kilet, millega lennumasina aken üle lüüa. ühel tiival on puudu suur plekijupp, mille saaksin konservikarbist välja lõigata ning kõige suurem probleem on mul läikivate kommipaberite nappus. Neid vajama salongi sisekujunduse juures. tead, kui igav on lihtsalt istuda ja oodata, kuni midagi prügikasti poetatakse. ma tahan juba nii väga õhku tõusta ja mu lennumasin on peaaegu valmis. aga võta näppust, materjalikriis sunnib mind siin täiesti asjatult oma aega raisades istuma ja passima, aga ma võiksin olla hoopis õhus ja mind ootaksid ees suurepärased seiklused.
puristas Prello ühe hooga välja kogu oma mured. Madise silmad läksid uudishimust põlema. Kas sa võtaksid ka minu kaasa, kui aitaksin sul lennumasina valmis ehitada? Ma tahaksin ka õhku seiklema. Prello mõtles veidi, kui raskuskesed veidi muuta, siis võiksime ka kahekesi minna, aga sel juhul on vaja ka teist istet. Madis hüppas Prello sõnu kuuldes rõõmust õhku. Tead, ma hangin seal nii palju materjali, et sellest saab terve mägi. Ma tean mitut kohta, kust kommipabereid saab ja kõike muudki. Millest sa rääkisid? Oota siin ja kohe varsti hakkab materjalisadu, hüüdis Madis ja pistis jooksu. Ta jooksis kõigest väest, aga ei liikunud üldse edasi. Tundus, nagu oleks miski ta jalgu kinni hoidnud. Ta püüdis veel kiiremini joosta ning ärkas selle peale, et ta siputas kõigest väest teki mähkunud jalgu. Mis see siis tähendab, kus ma olen ja kus on Prello? Madis kahmas padja alt kommipaberit ja jooksis kohe prügikassi juurde ning pistis paberid kasti. Pliidi ääres putru keetev ema ei uskunud oma silmi. Tema poeg oli ööga nagu ümber vahetatud. Sellest aiast peale viskab Madis alati kõik kommipaberid prügikastis. Samuti teeb ta muu prügiga, mis nende kodus tekib. Ema ei suuda siiani mõista, mis tema poega muutis. Ehk tead seda sina, hea lugeja. Ehk tead sa vastus küsimusele, miks käib Madis aeg-ajalt prügikasti piinumas, nagu ootaks ta sealt mingit imet sündimas. Ja selline oligi prügikasti lugu. Sarja Meie pereraamat. Teise raamatu andis välja meeskond järgmises koosseisus. Tekst Jaanika Kõiv. Illustratsioonid Richard Rain Kõiv, Kristiina Kai Kõiv. Tehniline teostus Erki Kõiv. Tegemist segasid Martin Mikk Kõiv, Sigmar Sten Kõiv. Ja selline oligi prügikasti lugu.